Tere! Täna ma näitan teile, kuidas valmistada selline Bluetooth kõlar. See koosneb sellistest puidust või vineerist freesitud osa detailidest, alumiiniumtorust. Koos jäävad seda 3 tikkpolti ja siis otsas on siin veel seibid ja kübarmutrid. Ja siin sees on selline elektroonikakomponent, selline juhe, selline kõlari element ja siis selline USB toitejuhe. Kõigepealt ma näitan teile, kuidas need otsadetailid freesisime. Ma kõigepealt modelleerisin 3D modelleerimistarkvaras Uson 360. Ma nüüd panen kohe tööle selle simulatsiooni. Te näete, kuidas see freesimine käib. Mul on praegu see programm lahti. Ma avan selle simulatsiooni kohe. Nüüd siin tekkis siia selline freesi peakujutis ja lõiketeerista kujutis. Ja nüüd ma käivitan, sest ta hakkab teil näitama, kuidas ta tegelikult seda freesib. Nüüd hakkab nii lõikama seda. Ja päriselt masinas lõikab samamoodi tegelikult. Lõikab kõigepealt seest, lõikab väljast ja siis ta vahepeal puurib need avad siia ka. Ja nüüd ta lõikaski valmis selle. Ja nii seda teebki need kõik detailid. Ja siin on sellised ühed kohad, nagu sellised astmekohad on, et need tegelikult sinna jääb see puitosa alles. Ja need puitosad on siia alles jäänud ja ma olen nad ise lahti saaginud ja ära lihvinud, kuna teil kõigil võib-olla ei ole nii häid tööriistu. Siis ma lihvisin nad ära. Teil on nüüd olemas selline kollane liht, väike paber. Teil nüüd peaksite need tükid kõik üle lihvima. Siin on vahepeal sees karvased osad, et servad on natukene krobele sees. Nüüd on hea see tükk võtta ja see kõik need üle lihvida. Et oleks hästi sile, hästi mõnus. Mõlemast poolt, igalt poolt, isegi need aukad natukene lihvida. See üks detail, teine detail, mõlemad üle lihvida. Siis, mis te veel peaksite tegema, te peaksite nüüd selle, kui see on tehtud, siis otsite üles selle alumiiniumtoru, otsite viili ülesse ja siis viilite need servad seest ära. Siin servad on natukene teravad võivad seest olla. Need on hea nagu viiliga üle käia, et ei oleks nii teravad. Viilite ühelt poolt, viilite teiselt poolt ja siin ma jälle tegin teile ühe asja ette, ma tegin selle astme sisse. See aste on selle jaoks, et pärast läheb siit see juhe. USB juhe läbi. See oleks natuke kergem, sellepärast ma tegin teile ette ära. Ma tahtsin teile veel näidata ühe asja ära. Mul siin on selline jootejaam. Jootejaamaga saab joota. Selleks saab elektroonika nagu komponente joota, juhtmed kinni joota. Ja minul ongi vaja siin joota. See kõlar. Siin on sellised klemmid, pluss-miinus. Siin on see pealkirjas pluss ja miinus. Mul on see juhe ei saa kinni panna. Kõlaris on sellised augud ka. Ma panen nüüd juhtme otsast siia aukudesse. Panen kollase plussi, sinise miinusesse. Siis mul on olemas selline tina. See tina siis nagu, seda kolviga saab tulatada, seda tina. Ja see tina nagu läheb siia auku ja paneb see juhtme siia auku kinni. Võtan selle kolvi nüüd uuesti. Kolv on hästi kuum. Siis ma võtan selle tina. Panen selle tina ja sulatan siia kolvi otsa külge. Mul see näpu vahel on valmis juba. Ja nüüd ma panen ühte auku, teise auku. Sulatan need see kinni niiviisi. Ja see on nüüd kinni. Ja järgmine töö nüüd on see punane elektroonikakomponent. Ja see juhe, see tuleks nüüd siia pistikusse lükata.
hästi ettevaatlikult peab lükkama selle siia pistikusse. Et seda katki ei tee, hästi õrnalt. Näpuga vastu hoida ja lükata sisse. Ja teine asi, mis te peate panema, teil on siis siin see valge USB juhe. Ja sellel komponendil on taga selline pistik. Samamoodi jälle. Võtad selle pistiku, näpuga hoida tagasi seda ja lükkad selle ettevaatlikult siia sisse. Nüüd see on sees. Ja nüüd järgmise etapina teil on selline must vooliku moodi asi oli. See tuleb nüüd siia selle punase peale panna. See lükatakse peale inimesi. Kohe näitan teile. Niiviisi siia peale tuleb lükata. Ja see ots on hea välja jätta. Siin otsas on selline Bluetooth antenn. See on hea natuke välja jätta. Ja seda nüüd, kui te tahate, siis te võite veel kodus mingi asja kuumutada, näiteks ema juuksepudasööniga, kui te seda kuumutada, siis see peaks kokku. See on selline temperatuuri kahanev materjal. Siis ma panen selle Bluetoothi nüüd. Mul on see kõlar siia pistikusse pandud, see valge juhe on pandud see Bluetoothi sisse. Teise otsa panen akupanka. Võib seda panna ka tavalisse USB pistikusse või panna telefoni ladmispistikusse. Ja siis ma võtan iPadi. Lülitan sisse, kuulsite, piiks käis juba. Nüüd võtan iPadi. Settings. Bluetooth. Lülitan Bluetoothi sisse. Ja juba leidiski. PT audio. Siin on kaks võimalust, kas ta leiab sellise PT audio või mõni oli teise nimega, mõni mul on sellise nimega nagu siin peal on kirjas ka TVCT14+. Et sa pead selle nimega leidma. Kui teil mitu tegi korraga tahate leida, siis ta mõnikord ei leia. Et hea on, kui on üks Bluetooth korraga, et kui te sõbraga koos teete, siis ta mõnikord ei taha hästi leida. PT audio. Connected. Music, läksin YouTube'i, music. Teates tööle? Kas tööle? Trullisin ära, töötab. Tähendab, võib asja kokku panna. Nüüd ma võtan selle puutüki, mis mul on lihvitud. Siis võtan selle komplekti, mis mul kõik siin kokku pandud on. Panen siia puidutüki peale. Siia sisse auku niiviisi. Siis võtan selle toru ja panen siit torust läbi selle kõik asja. Selliselt, et see jääb siia sisse kõik mul peitu. Tõen peal, toru läheb siia ilusti astme sisse ja nüüd panen see juhtme siit soonest läbi. Siis võtan selle ülemise kaane, panen see peale ja vaatan, et see juhe jääks see nurga kohta niiviisi. See on niisugune nurga koht, nagu panen nurga kohta selle. Sätin ilusti siia auku, keeran need augud kohakotti. Siis võtan need poldid. Poldil on algul hea üks mutter ühte otsa ära keerata, seib peale panna. Siis lükkan siit august läbi selle. Teisest august proovin ka lükata. Saingi mõlemast august läbi. Teistele pottidele on ka hea keerata see mutter otsa ja üks seib valmis panna. Ma lükkan need ka läbi siit. Nüüd panen selle kõlari laua peale, nende mutrite peale. Panen siia üles seibi, mutter, keeran kinni näpuga natukene. Panen teise, seib, mutter. Panen kolmanda, seib, mutter.
keeran näpuga jälle kinni. Ja siis teil oli sellisest komplektis oli 2 sellist väikest number 10 lehtpõtit. Nendega saab natuke tugevamini keerata, aga liiga tugevalt pole mõtet keerata. Ja hea on keerata igati ühte natukene, üks ring peale, järgmine ring peale. Et ma hakkan nüüd ette selle, panen selle võtmis nüüd paika. Keeran seda ühte natuke tugevamini kinni. Tunnen, et ta jääb natuke tugevamini, siis võtan järgmise. Järgmise, keeran seda natuke tugevamini kinni. Tundsin ka, et läks tugevamini, võtan viimane, kolmanda tugevamini. Natuke veel kaunistada, siia peale peab mingit pilti teha, mingit kaunistust teha. Mina mõnikord teen siia lasergraveerijaga pildi peale, mõnikord teen puidupõhjaga pildi peale, siis võin sama pildi peale joonistada. Ja ma nüüd katsutan uuesti, kas kõik jäi korda ja töötab. Panen uuesti voolu sisse. Üks käis, hea märk. Üks oma külamees tuli vastu ja hoiatas mind. Surma on Siberi. Natukene kõvasti oli, aga muidu töötab. Laua peale panna, natukene vaiksemaks ja te olete teinud ise endale enda Bluetooth kõlari. Aitäh ja kohtume järgmine kord.